Liitu meiega, kui paljastame ellujäämissuvilise Chris McCandlessi viimaste hetkede üksikasjad, paljastades traagilise ja salapärase juhtumi, mis leidis aset Alaska metsikus looduses ning vastates küsimustele, mis ümbritsevad tema enneaegset surma. 1992. aasta aprillis noormees nimega Christopher McCandless suundus Alaska loodusesse McKinley Mass põhja poole, tõmmatuna ürgse looduse kütkest ja äärmusliku eneseproovilepaneku soovist. Peaaegu 4 kuud hiljem leidsid jahimehed tema lagunenud jäänused mahajäetud bussist, mille ta oli endale varjualuseks teinud. Leitud salapärased päevikukirjad kirjeldasid meeleheitlikku olukorda. Olles kuid looduses ellu jäänud, märkis ta, et muutus järjest nõrgemaks teadmata põhjustel, kuni oli lõpuks liiga jõuetu, et isegi püsti tõusta. Äärmiselt norg. Cardinally seem süüdi. Väga raske on isegi püsti tõusta. Nelgen. Suur oht, kirjutas ta. Pärast aeglast hääbumist suri ta üksinda mahajäetud bussis, 24-aastaselt. Mis sai endast seda idealistlikku noormeest üldse üksi Alaska loodusesse minema? Mis juhtus tema traagilistel viimastel hetkedel? Ja miks tema lugu tänapäeval ikka veel kogu maailma kujutlusvõimet köidab? Et sellest aru saada, tuleb minna tagasi tema saatusliku teekonna algusesse. Christopher McCandless kasvas üles Washingtoni DC mugavas äärelinnas. Kuid hiljem, õppides ülikoolis ajalugu ja antropoloogiat, pettus üha enam tänapäeva ühiskonna materialismis ja konformsuses. Pärast lõpetamist, 1990 aastal, seiklusjänuline 24-aastane annetas oma $24 000 suurused säästud heategevuseks ja jättis oma auto maha, et alustada palverännakut mööda Ameerika lääneosa, võttes endale nimeks Alexander Supertramp. Olen otsustanud, et elan seda elu veel mõnda aega. Selle vabadus ja lihtne ilu on lihtsalt liiga hea, et sellest loobuda, kirjutas ta sõbrale. Teema lõplik sihtkoht, Alaska looduse puhas eraldatus. Seal otsis ta täielikku põgenemist tsivilisatsioonist, et kogeda puhast, filtreerimata elu looduses. McCandless mõistis selle teekonna riske, kuid talus neid vabatahtlikult kui vajalikke raskusi, et saavutada lunastus. Ta nägi üksi looduses ellujäämist kui omamoodi pühitsust, võimalust vabaneda tühistest konventsioonidest ja uuesti sündida. Nagu Krakauer kirjeldas, leiutas ta endale uue elu, et saaks nautida looduse pakutavaid tooreid ja filtreerimata kogemusi. 2 aastat rändas McCandless ringi, nautides radikaalset vabadust. Hääletades ja kaubarongidega sõites püüdis peavoolu ühiskonnast eemalduda, elades oma enda reeglite järgi ühiskonna äärealadel. 1992. aastal matkas ta Denali rahvuspargi südamesse. Sügal pargi metsikutes paikades seisis mahajäetud sõiduk, mis sai tuntuks kui Magic Bus. 1940. aastate International Harvesteri buss oli aastakümneid varem olnud osa arendusprojektist, millega veeti töölisi, kes ehitasid teed läbi Alaska kaugema loodust. Kui projekt 1960-ndatel seiskus, jäeti sõidukid lihtsalt maha, roostetavad reliikviad tähistasid suures osas süljatud teed. Üle 30 aasta hiljem seisis võsas üksinda buss, mis sai tuntuks kui Magic Bus 142. Selle aknad olid kivide ja kuulide poolt purustatud. Konkreetne buss asus umbes 20 miili kaugusel kasutamata kruusateel, lagunedes Stampede rajal, Teklanika jõe ääres. Vaatamata oma lagunenud seisukorrale, pakkus buss karmis keskkonnas oodatud varju, muutudes aastate jooksul jahimeeste, lõksupüüdjate ja seenekorjajate pelgupaigaks, kes sellele juhuslikult sattusid. 1992. aasta aprillis sai sellest 24-aastase Chris McCandlessi kodu Alaska metsikus looduses. Valgustust otsides üksinda looduses elades suutis ta seal mitu kuud ellu jääda, kasutades bussi ajutise baasina ja nimetades seda oma päevikus Magic Bussiks. Pärast aastaid rändamist Ameerika lääneosas kujutas end ise Alexander Supertrampiks nimetanud mees ette suve veetmist metsikus looduses, elades üksinda ja toitudes ulukitest nagu oravad ja okassigad. Ta uuris piirkonna söödavaid taimi ja marju, kavatsedes koguda taigaande, et end elus hoida. Kirglik loodusesõber, McCandless tundis end valmis olevat karmide tingimuste ja eraldatuse jaoks. Ta ei vastanud enam nimele Chris McCandless, kirjutas John Krakauer raamatus Üksinda metsikus looduses. Nüüd oli ta Alexander Supertramp, oma saatuse peremees. Esimesed 2 kuud ületasid tema ootusi, sest kevad Alaska mäestikus tõi kaasa rohket loodusande. McCandless korjas sõstraid, seeni ja kibuvitsamarju. Väikesed linnud ja oravad andsid liha. Ta sai isegi põdra kätte, varudes sadu naelu liha, mis ritneks ilma külmkapita. Elu Magic Busses oli idüülini. See on kogemused, mälestused,
Suur triumf ja rõõm elada täiel rinnal, milles peitub tõeline tähendus, kirjutas ta oma päevikusse. Kuid juulis hakkasid asjaolud McCandlessi vastu pöörduma. Esiteks avastas ta, et tee tagasi tsivilisatsiooni oli blokeeritud möllava Teklaanika jõe poolt, mis oli lume sulamisest paisunud ja ületamiseks liiga ohtlik. Ükski kaart polnud teda selle ränga tagasilöögi jaoks ette valmistanud. Umbes samal ajal hakkasid tema toiduvarud vähenema, kuna ulukid muutusid üha harudasemaks. Ta märkis, et jahtimine on raske. Liha läks halvaks. Nõgeste korjamine jättis ta nõelatuks ja näljaseks. Üha meeleheitlikumaks muutudes pöördus McCandless 14. juulil metsikute kartuliseemnete korjamise poole. Aga nüüd me teame, et need seemned sisaldasid neurotoksiine, mis järk-järgult ta halvasid. Äärmiselt nõrk. Cartilus seems sue. Tal oli palju raskusi isegi püsti tõusmisega, kirjutas ta varsti. Kui ta aprillis metsa läks, oli ta erk ja tugev, kuid augustiks leidsid looduskaitseametnikud, kes bussi kontrollisid, ta kõhnunud ja abitu, vaevu suutis roomata. Oma viimastel päevadel ei suutnud McCandless enam jahti pidada, kala püüda ega toitu korjata. Ometi oli pääsemine vaid mõne miili kaugusel, kuid seda takistas tormakas Teklaanika jõgi, mis blokeeris tema põgenemistee. Jõgi, mis McCandlessi lõksu jättis, oli tavaliselt madal ja selles piirkonnas ületatav, kuid 1992. aasta, hiline lume sulamine, tähendas, et Teklaanika jõgi oli palju kõrgem ja tormilisem kui tavaliselt, just siis, kui McCandless pidi juulis meeleheitlikult üle jõe pääsema. See jäi liiga ohtlikuks isegi augustis, jättes ta üksi loodusesse lõksu, kui ta näljast ja mürgistusest aina nõrgenes. Veidi allavoolu olid rosvagonet, mida pargiteenistus kasutas olude jälgimiseks. Kui McCandless oleks teadnud sinna minna, oleks ta tõenäoliselt saanud end käsitsi üle jõe tõmmata ja mööda teed turvaliselt minema kõndida, enne kui oli liiga hilja. Kuid ilma teejuhtita polnud tal aimugi vaid 5 miili kaugusel olevast trossist, päästerõngast, mis oleks võinud võimaldada tal oma Alaska-odüsseiast eluga pääseda. Selle ühe olulise detaili teadmatus maksis talle elu. McCandlessi traagilise loo tegi populaarseks John Krakaueri 1996. aasta raamat Üksildusse, mis hiljem kohandati 2007. aasta filmiks. Kuid tema šokeeriva allakäigu täpne põhjus on jäänud saladuseks ning seda on üle 2 aastakümne tuliselt arutatud. Nüüd näitavad ulatuslikud uued tõendid selgelt tema hukule viinud põhjuse, mürgiste seemnete poolt põhjustatud mürgistuse, mis muutis ta viimastel nädalatel võimetuks jahtima või toitu otsima. Kui uuriti McCandlessi kõhnunud säilmeid, ta kaalus vaid 67 naela, olles kaotanud üle 70 naela võrreldes oma viimase teadaoleva fotoga. Kuna toidu otsimisvarustus oli endiselt kasutamata bussi peidetud, tundus nälg olevat ilmne süüdlane. Aga Krakauer arvas, et metsiku kartuliseemned, mida McCandless kirjeldas oma hukatusena, sisaldasid tundmatut neurotoksiini McCandlessi üliõpilastele mõeldud taimejuhendi põhjal, mis hoiatas selgesõnaliselt mürgise metsiku magusa herne segiajamise eest väidetavalt ohutu metsiku kartuliga, Hedieutisera alpinum. Esialgsed seemnetes tehtud toksiinide testid osutusid ebamäärasteks. Kuid amatööruurija Ronald Hamilton seostas hiljuti McCandlessi kõhnaks jäämise latüürismiga, halvatusega, mida põhjustab odav neurotoksiin, mida mõnikord leidub kaunviljades. Ta teoretiseeris, et McCandless jäi aeglaselt halvatuks pärast metsikute seemnete õgimist, kuulutades selle avastuse lõplikuks tõestuseks ja müsteeriumi lahenduseks. Hamiltoni teooria osutus tõepoolest õigeks, hiljutised testid näitavad, et metsiku kartuli seemned sisaldavad märkimisväärsel hulgal odappi. See neurotoxin pärsib glükoproteiinide ainevahetust, põhjustades ohvrite järk-järgulist halvatust. Näljahäda, stressi ja tugevat füüsilist pingutust kogevad inimesed on eriti tundlikud. Nagu Hamilton kirjeldas, süütas pikaajaline odappi kokkupuude haavatavates kehades vaikse tule. Mida rohkem nad seda sõid, seda hullemad olid tagajärjed, kuid igal juhul, kui mõjud olid kord alanud, polnud neid enam võimalik tagasi pöörata. McCandless vastas täpselt nendele kriteeriumidele, keda ODAP mürgistus kõige kergemini tabas. Nagu Hamilton kirjeldas, ta oli noor, kõhm mees oma 20ndate alguses, kelle toitumine oli äärmiselt napp, kes käis jahil, matkas, ronis ja elas füüsiliselt äärmuslikku elu, kes oli hakanud sööma tohutul hulgal seemneid, mis sisaldasid mürgist aminohapet. CUS2N kinnitab Krakaueri esialgset kahtlust, et tundmatu toksiin muutis McCandlessi tegutsemisvõimetuks. Pärast aastaid toksiiniteooria kõrvaleheitmist on Krakauer nüüd Hamiltoni järelduse ees alandlik. Ta jõuab järeldusele, et Hamiltoni avastus, et McCandless hukkus, kuna ta sõi mürgiseid seemneid, ei viena tõenäoliselt paljusid alasakkalasi suhtuma McCandlessi kaastundlikumalt, kuid see võib takistada teistel metsikus looduses toitu otsivatel inimestel end kogemata mürgitamast.
kui McCandlessi surnukeha avastati, traagiliselt kõhnununa, algas arutelu selle üle, kas tema püüdlust tuleks pidada üllaks või hulljulgeks. Kas ta oli kangelaslik idealist, kes põgenes hiigetu konformismi eest? Või oli ta järjekordne ettevalmistamata algaja, kes langes karmide loodustingimuste ohvriks? Polariseerunud arvamused püsivad, samal ajal kui mõned tembeldavad McCandlessi ülbeks ja hoolimatuks, ülistavad tuhanded austajad tema tsivilisatsiooni hülgamist ja igatsust valgustatuse järele. Nad näevad temas puhta vabaduse eeskuju, kelle ülevad kogemused looduses õigustavad isegi välditavat tragöödiat. Oma viimastel päevadel võib-olla leidis McCandless selle tähenduse, mida ta otsis, tundes end valmis surmaga kohtuma. Tema hüvastijätukiri on rahulik. Mul on olnud õnnelik elu ja ma tänan issandat. Hüvasti ja jumalanistegui kõiki. Ükskõik, milline on kellegi arvamus, keegi ei saa eitada sügavat jälge, mille McCandlessi lühike elu maailma jättis. Kui ta oleks teadnud neurotoksiinist, oleks ta tõenäoliselt augusti lõpus metsikust loodusest tervena ja muutununa välja tulnud. Ta oleks nüüd 51-aastane. Ometi puudutab Alexander Supertrampi lugu endiselt südameid, kutsudes meid elama elu omaenda julgetel tingimustel. Kui sa leidsid selle video informatiivse või mõtlema panevana, palun pane videole pöial püsti ja telli kanal, et olla kursis veelgi äärmuslikumate piiripealsete lugudega.